ma arvan, et see on esimene aasta üle mitme aasta, kui sai talveks BEM õigel ajal ära ostetud. Ja täitsa kobe masin on teine. Aga teeme väikse klipi tänase sponsori kohta ja siis räägime Bellarist täpsemalt. Tänase video siis toob teieni Shipsi. Shipsi on ostuplatvorm, mille kaudu saab väga lihtsalt ja mugavalt osta USA e-poodidest. Nende kaudu saab tellida elektroonikaid, riideid, autovaruosi, isegi tööriistu ja kõik saadetakse sulle kas siis koju või postkontorisse. Ja kuna palju USA kuulsaid brände on suht reits tellida, sellepärast et tollikulu ja saatmiskulud lähevad liiga kalliks, siis sellega tulebki Shipsi appi, sest et nad kasutavad tellides erinevaid kinkekaarte ja sooduskoode ning leiavad kõige tõhusama viisi, kuidas kaupa Eestisse toimetada USA-st. Ja no, kuna USA varuosade turg on ülisuur, siis seal leidub uusi ja kasutatud varuosasi väga hea hinnaga, aga need on suht rasked ja järelikult nende transport läheb suht kalliks ning Shipsi hoolitsebki selle eest, et saatmiskulud oleks madalad ja sinu raha saaks kokku hoida. All descriptionis on siis link, kuidas tellida erinevaid varuosasi USA-st, vahet ei ole, uued kasutatud, kust iganes, igalt poolt saab tellida. Aga novembris on neil tulemas Black Friday või üldse USA-s on Black Friday, mis Eestis on küll suht lamp, aga USA-s mõnes kohas võib saada isegi kuni -90% shoodukat. Ehk Shipsi kaudu saad siis kõikide USA e-poodide aledes osaleda. Ja nende kodulehe Dealzone pakub iga päev erinevaid musta reede pakkumisi, aga kuna need on ajaliselt piiratud, ehk kui midagi head leiad, siis tasub kohe korvi lisada ja soodukat nautida. Black Friday soodukad kestavad siis terve novembri ja eks ma hoian nendel asjade silma peal, et vaatame, äkki saab mingid ägedad väljad kuskilt ja hinnaga tellida. Aga suur tänu Shipsile selle video sponsorimise eest ja lingid on all descriptionis, minge vaadake järgi. Jätkame videoga. Ma loodan, et see B-rollist nüüd liiga hea välja ei näinud, aga see on meie uus Winterbeater. Vana hea, 46, 46. Ühtegi 46 vist ei olegi enne Winterbeateriks olnud veel. Kas keegi mäletab, mis aasta auto see oli? Mina ei tea sellest autost mitte midagi. Ma tean, et ta on 2.2 või see on kõik bensiin. Aga mis aasta see oli? 99 äkki? Igatahes pre-facelift 90 E46 kõikvõimas 320 vana hea, tagavedu, manuaal, vahel on 2.2 bensukas, 125 kilovatti, kui sealt midagi alles on. Ja selles suhtes väljast on ta täitsa viisakas. Kuna siin on veits kehvemad ilmad on, siis ta on veits sitane praegu. Ütleme nii, et
kere on täiesti heas korras. Siin on alla viskas müüa ruttu mingid suvalised 16-tollised väljed talvekatega. Ma arvan, et need jäävad talveks alla, ostame uued rehvid sinna peale lihtsalt. Ega siin väljaspool midagi erilist ei ole. M-paketast ei ole. Mingeid kohti on natuke värvitud, midagi ei ole. Mingid siuksed tavalised roostekohad nagu 46 ikka on. Karbikatted ei taha väga peal püsida. Teiselt poolt oli veel rohkem lappes. Ma võtsin driftikalt paar kinnitust, et karbikatte peal püsiks. Aga no me tagant ei proovinud tõsta, aga väidetavalt saab eest ja tagant tõsta. Eest me tõstsime korralikult, ei olnud mingit probleeme. Tagant peaks ka saama tõsta. Siis see Mari-Liisil oli enne hea tähelepanek, et see on sukest samasugust tooni nagu see 36 sedan oli, nii et minu arust isegi veits on sarnane. Aga no vaatame seest ka siis ruttu. Sees läheb alles huvitavaks. Siin on poolnahk sportsisu. Siin on pandud mingi Hiina see kere külge kinnitav short shifter. Ja noh, mis kuradi Winterbeater see on, kui siin ei ole seda sportrooli, nii et driftikalt sai ruttu rool rotitud ja peale pandud, et see rohkem Peterlikum oleks. Siis jõle eredad Angel-Eyed on nagu ja täna vahetasime kõik pirnid ära, sellepärast et Xenonid näitasid sama hästi kui ära puhutud teeküünlad. No, aga samas see võib olla ka sellepärast, et see tuli on veits lappes või no ma ei tea, mis sellega toimub igatahes. Muidu sõidab selles suhtes suht korralikult. Võid selle kinni tagasi. Siia sõidu ajal küll klapikambrikaane tihend hakkas päris korralikult lekkima kattide peale niimoodi, et salong oli paksult tossu täis. Ja käiguvahetusel teeb mingit kolksu ka, aga muidu on suht hea auto. Ütleme nii, et päris korraliku talveka saime. Isegi ülevaatus on olemas, nii et kõik on hästi. 2001 aasta auto on vist mainin. 2001 aasta, E46, 320, 22 mootoriga, manuaal, uus Winterbeater. Läheme garaaži juurde tagasi. Sa tead, et sa ainult üks ratas sul keerles? Ma tean, see on lahtise difriga. Räägi ais! Kempi on tulek. Panen su akna ka kinni äkki. Oi suuka. Siia sõites hakkas miski pärast klapikambri gaas väga retsilt lekkima ja no see oli enne ka juba lekkinud ja päris hullult tilgub kattide peale ja salong on tossu täis. Aga üldiselt sõidab auto selles suhtes suht hästi. Et see short shifter on ülimugav, mulle täiega meeldib see. Aga käiku vahetades käib mingi veider kolks läbi vahepeal kuskilt kardaanist või diffrist või kuskilt. Igatahes käib mingi kolks läbi vahepeal. Ja ma ei tea, rohkem nagu ei ole väga midagi, okei, on küll. Ees on koilid, mis on vist mitte väga heas seisus, pidid vist tehniksid olema. Ja taga on madaldusvedrud, aga need esimesed koilid on küll sellised veits põrkavad ja vist ka kolisevad, et see ei ole kõige mugavam. Aga selles suhtes talveks käib küll. Need, kui hakkab vahetama, siis vahetama alles sügisel. Kevadel, jah. Sügis on käes. Sorry, minu viga. Aga nii kui sõita ja sidur alla vajutada, siis teeb mingit kolksu. Okei, esimese ja teise käiguga. Ja käigud vahepeal ka kolksuvad ja vahepeal ei ta esimene käik sisse minna. Aga üldiselt läheb suht hästi sisse. Nii et tegelikult on täitsa heas korras auto. Mootori tuli põleb. Mis PM see ei oleks, kui mootori tuli ei põleks muidugi, on ju. Sest et millegiga peab valgustama salongi ka, kui sa sõidad. Ja läbisõit on ainult
ma saaks iga kilomeetri eest euro, siis ma oleks väga õnnelik. ja, aga ja, mootorituli põleb sellepärast, et see mingi mingi paagituulutuse, mis asi see oli? Klapp. Mingi paagituulutuse klapp on läbi, vähemalt arvuti oli väidetavalt seda öelnud. Nii et see ei ole väga midagi ohtlikku, välja arvatud see mersu siin. On vaja mööda trügidele. Aga jah, muidu sõidab hästi. Tahaks siis enne talve tahaks veel kindlasti mingit sorti hüdroka kuhugi panna, sest et no, kuidas sa lased külge, kui hüdrokat ei ole. Ja ma ei tea veel millise. Ja tõenäoliselt tahaks kempi ka teha. Ma ei tea, kas me hakkame seda ise keevitama või mitte. Võib-olla leiab mingi diffri ja proovib ise alguses teha, kui õnnestu, siis lased kellelgi teisel teha, aga see ei tundu nii keeruline. Nii et kempi ja hüdroka siis ongi valmis talverakett ja siis kevadel vaatab edasi, mis plaan selle autoga on. Et kui ta veel sõidab, siis teeme uuesti ülevaatuse ja sõidame sellega edasi või müüme maha või kes seda veel teab. Nii et üldiselt vist oleme suht rahul sellega. See on üllatavalt heas seisus selle rahast, mis me sellega saime. Aga kuna see klapikus lekib, siis me ei julge sellega rohkem sõita, nii et me pargime selle auto garaaži juurde ära ja unustame nädalaks ära jälle, sellepärast et ma elan poole kohaga Ida-Virumaal. Selle auto eesmärk on mind kooli ja tagasi viia ja talvel külge lasta, et järgmise aasta driftiks oleks veel käsi soe. Nii et uus talvekus on olemas, drifti videoid hakkab tulema. Ma arvan, et see on väga hea auto, millega contenti teha. Minge kindlasti vaadake, mu kodukal on jälle saadaval Winterbeateri merch. Võib-olla teen mingid uut merchi ka, ma ei tea veel. Aga ma arvan, et siuke väike hea kokkuvõte oli selle auto kohta, millest nüüd hakkab, ma ei tea, kui tihedalt videoid tulema, aga hakkab videoid tulema. Nii et suur tänu Shipsile selle video sponsorimise eest ja nagu alati like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.